Jäine vesi ujutab üle peatekki ja 30 sekundi jooksul kaldub parvlaev 30 kraadi vasakule. 1970ndate lõpus tellis Townsend Torreson 3 uue identse parvlaeva projekteerimise ja ehitamise oma Doveri-Calais liinile ning sai need kätte 1980 aastal. Spirit-klassi leevatsed nimedeks Spirits of Free Enterprise, Herald of Free Enterprise ja Pride of Free Enterprise. Herald of Free Enterprise alustas teenistust 29. mail 1980 aastal. Tegemist oli 3-kordse sõukruviga Ro-Ro ehk peale ja mahasõiduga reisijate ja sõidukite parvlaevaga, mis ehitati Bremerhavenis, Saksamaal. Laeva jõuallikaks olid 3 8000 hobujõulist 12-silindrilist diiselmootorit, mis võimaldasid maksimaalseks kiiruseks 22 sõlme. Konkureerimiseks teiste parvlaeva operaatoritega sellel liinil tellis Townsend Torreson Heraldi disaini, mis võimaldas kiiret peale- ja mahalaadimist ning kiiret kiirendust. Heraldil oli 8 tekki, mis olid tähistatud tähtedega A kuni H ülevalt alla, kusjuures tekid D, E ja G olid mõeldud sõidukite jaoks. E-tekk oli ülemine sõidukite tekk, kuhu pääses ilmastikukindla ukse kaudu vööris ja avatud värava kaudu ahtris. G-tekk oli peamine sõidukite tekk, millel olid veekindlad uksed nii vööris kui ka ahtris. Lääval olid 2 poole avanevad vööriuksed, mille 2 paneeli avanesid külgedele laiali. Erinevalt ülespoole tõusvast visiiruksest olid 2 poole avanevad uksed vööri all, mis tõttu oli sillal viibival inimesel raske näha, kas need olid avatud või suletud. Doveris ja Calais sai sõidukeid laadida ja maha laadida samaaegselt E ja G tekile, kasutades 2 üksteise peal asuvat rampi, mida nimetati 2-tasandilisteks laadimissildadeks. Alumine ramp viis põhikorrusele ehk G tekile ja ülemine ramp E tekile. Heraldil oli reisijate jaoks suletud ülakonstruktsioon vaheseinad tegi kohal. Ohutuse ja stabiilsuse tagamiseks olid sellel ilmastikukindlad uksed, mis takistasid vee sissevoolu ilmastikule avatud küljelt. Ja sellel olid veekindlad uksed ja vaheseinad kohtades, kus vesi võis potentsiaalselt koguneda mõlemale poole. Vööris olid veekindlad sise- ja välisuksed, samas kui ahtris oli ainult väline veekindel uks. Vööriuksed töötasid hüdrauliliselt, avanesid külgedele lahti pöörates ja kinnitati laeva külgede vastu. Sisemised vööriuksed toimisid täiendava tõkkena, takistades vee sattumist peamisele autotekile. Need avanesid allapoole kallutades ja sulgusid veekindlale tihendile vaheseinas, mis on laeva tugevdatud ristlõige. Herald oli hästi varustatud päästevarustusega ning meeskond oli välja õpetatud hädaolukorra protseduurideks, et evakueerida laev 30 minuti jooksul. Herald mitte ainult ei vastanud seaduslikele nõuetele, vaid kandis ka rohkem varustust, kui oli ette nähtud. Herald ja tema 2 sõsarlaeva ehitati Doveri-Calais liini jaoks. Need olid varustatud võimsate mootoritega. Ro-Ro parvlaevad suutsid kiiresti kiirendada, et ületada kanalit suurel kiirusel. Need olid samuti projekteeritud nii, et reisijad ja sõidukid saaksid kiiresti laevalt maha ning uued reisijad ja sõidukid kiiresti peale võtta tagasisõiduks. Pärast seda, kui laevad teenistusse võeti, anti Townsend Torresonile uus liin Doveri ja Belgia Zeebrugge sadama vahel. 3 Spirit-klassi laeva hakkasid teenindama seda uut liini. Kuid Zeebrugges kasutatud laadimissild ei olnud mõeldud Spirit-klassi laevadele. Seal oli ainult 1 tekiramp, mis tähendas, et E ja G tekki tuli laadida üksteise järel, mitte samal ajal, ning rampi ei saanud piisavalt kõrgele tõsta, et E tekini ulatuda. Seega pidi laev võtma ballasti, et vöör vette lasta, viies laeva piisavalt madalamale, et ramp ulatuks E-tekini. Kuna laev sai laadida ainult 1 tekki korraga, määrati laadimiseks ja lossimiseks ainult 2 tekiohvitseri, võrreldes 3 ohvitseriga Calais või Doveris ning seetõttu olid Zeebrugges tekiohvitseride ülesanded korraldatud teisiti kui Calais. Doveri-Calais liinil oli laevadel 4 ohvitseri. Kapten, 2 vanemohvitseri ja teine ohvitser. Aga Doveri Zeebrugge liinil töötas ainult 3 ohvitseri. Kapten, vanemohvitser ja teine ohvitser. Kui Herald alustas Zeebrugge liinil, vähendati tekiohvitseride koguarvu 5 vahetuses 15-lt 10-le. Ülejäänud 5 meeskonnaliiget said ametikohad mujal laevastikus.
Kui Herald naasis Calais liinile, ei tulnud algsed 5 lisaohvitseri laevale tagasi, vaid Heraldile määrati ohvitserid laevadelt, mis olid hoolduses. Selle süsteemi tõttu pidid enamik ajutisi ohvitsere täitma vaid mõningaid ülesandeid. Nende peamine ülesanne oli laev peale laadida ja ohutult sõita Doveri ja Calais vahel. Nad hakkasid vähem tegelema varustuse kontrollimise või laeva organiseerimisega, sest see ei kuulunud nende ülesannete hulka, mis tähendas, et hooldus, ohutuskontrollid, meeskonna väljaõpe ja laeva sujuv toimimine kõik kannatasid. 6. märtsil 1987, talve lõpupoole, alustab Herald Zeebrugge sadamas laadimist. Heraldi vööri ballastipaagid ujutatakse üle, et vööri langetada, kui E-tekki laaditakse. Kell 17.40 on E-tekil laadimine lõpetatud, nii et ramp viiakse G-tekile. Vanem tüürimees annab käsu ballastipaak tühjaks pumbata, et vööri tõsta. Vee väljapumpamine ja laeva normaalse trimmi taastamine võtab üle tunni aja. Reedese õhtu Zeebrugge Doveri reis on üsna täis. Paljud pardal olevatest reisijatest on teel tagasi Doverisse. Kokku on pardal 459 reisijat ja 80 meeskonnaliiget. Laeva manifesti järgi on pardal kokku 539 inimest. On 81 autot, 3 bussi ja 47 kaubaveokit. Heraldil on luba vedada kokku 630 inimest, kaasa arvatud meeskond, seega jääb reisijate arv laeva lubatud piiridesse. Kuid laev on veidi ülekoormatud, kui liita kütuse, vee, reisijate ja meeskonna ning autode, veokite ja busside kaal. Selline ülekoormus on üsna tavaline ja kapten teatab isegi kaldapoolsele juhtkonnale, et nad on ülekoormatud. Viimane ohvitser tekil peaks olema abipootsman Mark Stanley ja tema vastutus on vööriuksed sulgeda enne, kui kinnitustrossid vabastatakse. Kuid Stanley ei ole tekil. Ta läks oma pajutisse lühikesele pausile pärast autoteki tühjendamist saabumisel. Kui sadama jaama kutse kõlab ja laeva kinnitustrossid vabastatakse, magab Stanley endiselt oma kajutis. Vanem tüürimees Leslie Sabel peaks nüüd jääma tekile, et veenduda vööriuste sulgemises või andma valve üle Stanleyle, kumb enne juhtub. Aga ta peab minema oma sillal asuvale sadamapostile, nii et ta lahkub G-tekilt, jättes vööriuksed endiselt avatuks. Ta on kindel, et abipootsman naaseb peagi oma kajutist. Terence Ailing, esimene pootsman, on viimane inimene tekil, aga tema kohustus ei ole uksi sulgeda. Ja ta ei tea, et vanem tüürimees on lahkunud või et abipootsman puudub oma kohalt. Roolimajas eeldab kapten David Lurie, laeva Herald of Free Enterprise kapten, et uksed on juba suletud. Oma positsioonilt sillal ei näe ta uksi. Roolimajas pole ühtegi märgutuld, mis teda probleemist teavitaks ning vanem tüürimees Sabel peaks teda ustega seotud probleemist hoiatama, kuid Sabel ei maini midagi. Leeva Herald meeskond on surve all kohe lahkuda. Nad on juba 5 minutit graafikust maas pikema laadimisprotseduuri tõttu Zeebrugges ning survestatakse laev kiiresti uuesti teele saatma. Ettevõte saatis abijuhatajale 18. augustil 1986 aastal kuupäevastatud meeldetuletuse, milles seisab. Tuleb teha kõik endast olenev, et laev väljuks 15 minutit varem. Ootan, et edaspidi loen aruannetest, et laev lahkus 15 minutit varem. Avalda esimesele ohvitserile survet. Kui arvad, et ta ei tegutse piisavalt kiiresti, selgitame asja. Zeebruggest hilinemisega väljumine ei tule kõne alla. Meie jaoks on see 15 minutit varem. Pärast laadimistoimingute lõpetamist Zeebrugges alustab Herald lahkumisprotseduuri. See hakkab liikuma kaikoht number 12 juurest kell 18.05. See liigub tagurpidi dokist välja, seejärel pöörab paremale Kennedy kai lõpus. Pärast pöörde lõpetamist sõidab see sadama väljapääsu poole kiirusega 14 sõlme. Ilm on hea, kerge idatuul ja väike lainetus. Kell 18.24, veidi alla 20 minuti pärast mootori käivitamist möödub Herald sadama välismolost. Herald on hilinemas ja kapten Lurie tahab kaotatud aega tasa teha. Ta eirab laeva kiiruspiiranguid, mis takistaksid vee sattumist vöörile. Kui laev on vöörist madalamal, kiirendab Herald 14-lt 19 sõlmeni. Laeva föör, mis on juba vees madalal, vajub veelgi sügavamale veepiiri alla, mis suurendab vöörilaine kõrgust.
Madalas vees mõjub laevale jõud, mida nimetatakse süvise suurenemiseks. Kui vesi liigub laeva alt läbi madalas vees, surutakse see kitsamasse ruumi ning vee kiiruse suurenedes tekib madal rõhk, mis imeb laeva veelgi sügavamale. Praamivöör on vees madalal ja süvise suurenemise efekt tõmbab selle veelgi sügavamale. Kui vööriluugid on avatud, voolab jäine merevesi üle vööri ja tungib peatekile. Enamik laevu on jagatud veekindlateks sektsioonideks, kuid RoRo tüüpi praamil nagu Herald on sõidukite tekk üks pidev avatud ruum. Kui praam kiirendab, voolab merevesi läbi kogu laeva pikkuse. See suur veehulk suurendab praami kaalu, viies selle kaugelt üle juba niigi ülekoormatud piiride. Veekiht ujutab üle kogu peateki pikkuse. Kui praam õrna lainetuse tõttu õrnalt küljelt küljele kõigub, järgib vesi praami liikumist. Seda nähtust nimetatakse vaba pinna efektiks. Merevesi koguneb sõidukite teki vasakule küljele, rikkudes praami tasakaalu. Mõne sekundiga kaldub praam 30 kraadi vasakule, siis vesi rahuneb ja laev enam edasi ei kaldu. Kaptenil ja meeskonnal on vaid hetk hinge tõmmata, enne kui Herald kaldub pardal oleva vee raskuse all veidi paremale, seejärel vajub laev aeglaselt peaaegu 90-kraadisesse kreeni. Kell 18.28 paiskub Herald kummuli liiva madalikule, nii et tema parempoolne külg jääb veepinnast ülespoole. See viimane ootamatu pööre paremale ja kummuli paiskumine liiva madalikule takistab Heraldil täielikult sügavasse kanali keskossa vajumast. See sündmuste jada võtab aega vähem kui 90 sekundit. Meeskonnal ei ole aega anda Mayday hädakutset, hoiatada reisijaid, lasta päästepaadid vette ega jagada päästeveste. Vesi uputab kiiresti laeva elektrisüsteemid ja tekitab lühise nii põhielektris kui ka avariid toites, paisates parvlaeva pimedusse. On kõrgvesi ja Herald on vasakul küljel, poolenisti madalas vees vee all vähem kui miili kaugusel rannikust. Belgia süvendaja Sunderis süvendab uue ja vana muuli vahel. Kanaali lääneküljel märkab meeskond, kuidas Herald pöörab paremale, tehes järsu parempöörde peaaegu risti kanaliga. Seejärel kaldub laev vasakule ja vajub vasakule küljele ning läheb liivapangale ümber. 30 sekundit hiljem kaovad parvlaeva tuled. Sunderus annab kohe VHTF-i kaudu Zeebrucke sadama kontrollile teada ning seab kursi õnnetuspaigale. Nad teatavad, et vööriluugid paistavad olevat täiesti avatud. Sunderus on esimene laev, mis sündmuskohale jõuab ja meeskond alustab kohe Heraldil ellujäänute otsimist. Paljud inimesed laeva paremas ehk kõrgemas pardas suudavad koridoride kaudu ronida ja pääseda parvlaeva küljele. Teised on jääkülmas vees ilma päästevestideta ja täielikus pimeduses. Mõned inimesed suudavad ronida turvalisusse, samal ajal kui teised peavad võitlema, et hoida kinni hulbivate rusude ja kehade vahel. Meeskonna liikmed, kes pääsevad parvlaeva kõrgemale küljele, saavad aru, et laeva sees on veel reisijaid lõksus. Nende väljaõpe on alati keskendunud laeva evakueerimisele, eeldades vähemalt 30 minutit päästepaatide vette laskmiseks ja kõigi ohutuks evakueerimiseks. Meeskond ei ole selleks olukorraks valmis. Botsman Eiling võtab vastutuse päästetööde korraldamise eest. Meeskonna päästerühm läheb parvlaeva sisse, et otsida reisijaid, kes on endiselt lõksus. Teine meeskond ootab parvlaeva väljas, juhatab reisijad ajutisse kogunemispaika ja abistab neid, kuni pääste saabub. Esimene meeskond läheb sillale, et vaadata, kuidas ohvitseridel läheb. Seejärel liiguvad nad läbi reisijate alade. Nad pääsevad sisse, purustades laeva ülemisel küljel aknad, lasevad köied alla pimedusse ja tõmbavad reisijad veest välja. Meretemperatuur märtsis on peaaegu nullilähedane, nii et nad kiirustavad, et hüpotermia ei tekiks. Praamis sees olev meeskond otsib veel elus olevaid inimesi. Nad peavad tegutsema kiiresti ja otsustama kiiresti, kas teadvuseta inimene on surnud või elus. Nad sorteerivad inimesed, elusad vasakule ja surnud paremale. Kõik, kes karjuvad, saavad esmatähtsuse. Kui nad liiguvad pimeduses läbi veega täidetud koridoride, kuuleb meeskond oma kolleegide hääli appi hüüdmas. Ainus asi, mis on hullem kui nutuhäälte kuulmine, on see, kui hääled vaikivad. Päästeteenistustel ei kulu kaua aega kohale jõudmiseks, kuid Heraldi meeskond jääb vrakile, et aidata evakueerida veel elus olevaid reisijaid.
meeskonnaliikmed töötavad edasi, kuni nad kurnatusest kokku kukuvad või päästeteenistuse poolt ära viiakse. Zeebrugge sadamakontroll saadab välja Mayday relay, paludes kõigil laevadel appi tulla. Lähedal asuvad parvlaevad, pukseerimislaevad, kraanatöölaev ja arvukad väikesed paadid ning kalalaevad saabuvad sündmuskohale. Nad otsivad piirkonnast ellujäänuid. Ro-Ro laev Gabrielle Veer heidab ankru vahetult vrakist lääne pool ja valmistab ülemisele tekile helikopteriplatsi. Seejärel avavad nad ahtri-rambi, et vastu võtta kannatanuid. Belgia õhujõudude helikopterid ja mereväe sukeldujad saabuvad kell 19:25. Nad koordineerivad päästeoperatsiooni, milles osalevad mereväe laevad Inglismaalt, Madalmaadest ja Saksamaalt. Politsei, tuletõrje ja sadama hädaabiteenistused on valmis ellujäänute kaldale toomiseks. Ambulantside kolonnid on valmis viima ellujäänuid kuude kõrgendatud valmisolekus haiglasse. Punase Risti vabatahtlikud igast eluvaldkonnast kogunevad, et pakkuda lohutust ellujäänutele ja nende lähedastele. Otsingud jätkuvad varajaste hommikutundideni. Kell 2:15 öösel vahetult pärast mõõna alustavad päästjad vrakki süstemaatilist otsingut. Mõõn hakkab pöörduma. Kell 2:45 öösel sunnib kiiresti tõusev vesi päästemeeskonda otsingut katkestama ja jätkama neid päevavalguses, kui vesi hakkab taas alanema. Enamik laeva sees lõksus olnud ohvritest sureb peaaegu külmunud vees alajahtumise tõttu. Vaatamata rannavalve, mereväe ja tsiviilisikute päästepingutustele ei pääse üle kolmandiku pardal olnud inimestest elusalt välja. Kaotatakse 193 elu, sealhulgas pooled 80 meeskonnaliikmest. Enamik ohvritest on Briti kodanikud. Peaaegu kõik hukkuvad uppumise või alajahtumise tõttu. 1987. Aasta aprilli lõpus tõsteti Herald uuesti pinnale ja pukseeriti Hollandi Vlissingeni sadama laevatehasesse. Esialgne plaan oli laev ära parandada ja taas kasutusele võtta, kuid ostjat ei leitud ning Herald müüdi vanametalliks. Townsend Touriston kaubamärk värviti üle enne laeva viimast reisi Taiwani lammutustehasesse. 1987. Aasta oktoobris tegi surmajuhtumi uurimise žürii 187 otsust õigusvastase tapmise kohta. 7 ettevõtte töötajad said süüdistuse raske hooletuse tõttu tapmises ning käitav ettevõte P&O European Ferries sai süüdistuse ettevõttepoolse tapmise eest. Kuid juhtum kukkus läbi, kui kohtunik andis žüriile korralduse ettevõte ja 5 kõige kõrgema positsiooniga süüdistatavat õigeks mõista. Kaubalaevanduse seadus aastast 1979 sätestab, et Ro-Ro parvlaeval pole kuritegu minna merele vööriluugid lahti. Sellest ajast alates on selle tüüpi laevade konstruktsioonile kehtestatud mitmeid parandusi. Vööril olevad indikaatorid näitavad, kas vööriluugid on avatud. Veekindlad rambid, mis on paigaldatud laeva vööriossa ning äravooluklapid, mis võimaldavad veel sõidukite tekilt ära voolata. 1990 aastal tõsteti sõidukite teki ja veeliini vahelist kõrgust reguleeriv norm 76 cm 125 cm kõigi uute Ro-Ro laevade puhul. Mõnedel laevadel on vööriluugi lahendus täielikult eemaldatud ning kasutatakse ainult ahtriluugi disaini. Rahvusvahelise mereorganisatsiooni uued eeskirjad keelavad sellise pikkusega avatud ja jagamata teki olemasolu reisijate Ro-Ro laeval. Mõlemad Heraldi 2 sõsarlaeva töötasid peaaegu 2 aastakümmet, enne kui need 2012 ja 2015 aastal teenistusest eemaldati ja vanarauaks müüdi. Kui soovid vaadata veel üht katastroofi, klõpsa nüüd ekraanil olevale videole.